videos näitame, mis trikke teha pargis algajana ja ka kuidas neid teha. Alustame! Hüpe on esimene trikk, mida peaks kindlasti trikisuusatamises õppima. See on algus kõigile teistele trikkidele ja see on lihtne. See käib nii. Sa lased õrnad põllest alla. Ei ole vaja minna väga sügavale. Õrnad põllest alla. Hüpe tuleb. Sa hüppad. Nagu te näete, olen õrnad põllest all, hüppe lähenedes, hüppan. Maandumiseks lasen suusanead alla ja põlvedest krõnksu. Nii, järgmiseks trikiks on siis meil shifti. Shifti on hea viis, kuidas teha oma tavalised hüpped huvitavamaks ja stiilsemaks. See käib siis niimoodi, et õhus keerad enda jalad puusadest 90 kraadi, keha hoiad otse ning enne maandumist keerad jalad tagasi otseks. Hüppes tõukab ära, keerab jalad vasakule, maandumiseks keerab jalad tagasi sirgeks. Esimene trikk boksil on siis otsesõit ehk 50-50. See käib siis niimoodi, et lähed boksile jalad õlgade laiuselt, jalad kõrgelt põlvedest all ning keskmise hooga, mitte liiga suure ega mitte liiga väiksega. Jalad ei tohi olla liiga laiad sellepärast, et muidu ei lähe mahulist boksile peale ning liiga kitsad sellepärast, et siis ebaõnnestub trikk. Põhiliselt sõidadki lihtsalt boksile peale ja boksid maha ja nii lihtne see ongi. Siin on näha, kuidas juba ennem boksi on võetud suusad õlgade laiuselt ja seetõttu trikk ka ei ebaõnnestu. Esimene etapp, et õppida ära toru livistamine on boksil livistamine. See käib siis niimoodi, et kujutame ette, et mul on siin ees boks, lähed põllest all, jalad õlgade laiuselt, hüppad boksile peale 90 kraadi, hoiad keha balanssi ning kui boks hakkab lõppema, keerad ennast tagasi 90 kraadi. Boksile lähenedes hüppad sellele, üritad säilitada tasakaalu ja boksil lõppedes keerad oma keha ja sõidad välja. Nagu te näete, oleme jõudnud batuudile. Siin on siis kõige parem harjutada 180 kraadi pöörlemist. Ja see käib nii. Nagu te nägite, ma ei tõmmanud absoluutselt enda kätega, vaid lükkasin jalgadega ja pöörasin natuke kehaga. Seda on mõttekas teha mõlemat pidi, alguses vasakule ja paremale, sest see aitab edaspidist progressi arendada. Hüppe lähenedes keerad oma keha, tõukad jalgadest, alati vaatad maandumist, maandumisel vaatad selja taha, et näha, kuhu sa sõidad. Esimene trikk torul on toru livistamine. See on kindlasti raskem kui boksi livistamine, sest sellele sa pead rohkem tasakaalu hoidma. Oletame, et siin see on mul toru. Selle tegemiseks sa pead peale minema kõrvalt, sa hüppad peale, keha peab olema balanssis, ei tohi olla liiga ees, ei tohi olla liiga taga ja siis toru lõppedes sa hüppad otseks. Toru lähenedes lähen kõrvalt hüppesse, hüppan peale, säilitan balanssi ja torult maha minnes lasen vasaku nina alla, parema nina ülesse ja keeran maha. Nii, alguses on torult maha tulles 2 varianti. Edaspidi nagu Markus näitas ja on ka võimalik tulla tagurpidi maha. Ehk siis kujutame, et siin on toru, ma hüppan torule peale, endiselt balanssis, kui toru hakkab lõppema, hüppan ning keeran ja jään vaatama üle õla. Siin on täpselt kõik samamoodi nagu torult otse välja tulemises, ainult lõpp on teistsugune. Lõpus on siis kõik vastupidi, parem nina alla, vasak nina üles ja keha tuleb keerata vastupidi kui otse tulles. Siin on hea näide, kuidas suusataja jääb vaatama selja taha. Nii, tagurpidi sõites 180 kraadi on
kindlasti meie video kõige raskem trikk. See käib nii, sõidad tagurpidi, pea vaatab üle õla, hüppe lähenedes, hüppad ja maadad jalad krõksu. Et trikki sooritada, tuleb vaadata üle õla, hüppele lähenedes keerata puusadest ja kehast, hüpata ja siis maanduda. Selle triki puhul on kõige tähtsam, et pööramist mitte varakult alustada, sest muidu võib kant kinni jääda. Täname vaatamast meie videot ja loodame, et see aitas teid.